Tere tulemast Võti tuleviku podcasti. Mina olen Robert. Mina olen Anette ja täna me räägime siis, mida peaks tudeng tuumaenergiast teadma. Meil on ka saates külaline, et kas sa saaksid ennast tutvustada, millega sa tegeled? Tere kõigile! Mina olen Henri Ormus, Fermi Energia üks kaasasutaja ja juhatuse liige. Ja olen ka siin TalTechi vilistlane. Lõpetasin 2007 oma magistri energeetikas ja seejärel suundusin tuumaenergiat õppima Rootsi Stockholmi kuningliku ülikooli ja peale seda siis, kui ma 2009 lõpetasin, siis tegin praktikat Ameerikas Westinghouse, kes on siis USA tuumatehnoloogia tootja ja tarnija nende väikeste moodulreaktorite arenduskeskuses ja nende ohutusanalüüside peal tegin oma praktikat ja siis mind kuskilt leiti ja kutsuti Soome tööle. Olin 4,5 aastat rahvusvahelises konsultatsiooniettevõttes Pöyry, kus ma olin seal tuumaenergia osakonnas tehniline koordinaator, kvaliteedijuht sellele osakonnale, tegin erinevaid tuumaprojekte ja siis 2015 läksin Fennovoima Hanhi kivituumajaama arendusprojekti, kus ma olin 6,5 aastat kuni 21 aasta lõpuni siis erinevates rollides siis resident engineer, ma olin sellest terve aasta elasin Peterburis, kuna soomlased ostsid siis Vene tuumatehnoloogia, siis ma olin disaineri kontoris Peterburis Soome omaniku esindajana seal ja siis pärastpoole olin change manager selle kogu projektile. Ja nüüd siis aastast 21 lõpust kolisime perega tagasi Eesti, et täiel rinnal teha Fermi Energia Eesti väikest moodulreaktori projekti. Päris kirju karjäärikäik on siis olnud, et võib-olla küsiks, et mis teid üldse inspireeris nagu inimesena tuumavaldkonnaga tegelema ja võib-olla natuke hiljem rääkida ka, et nagu Fermist üldiselt, et miks just Fermi hakkas Eestis tegutsema? Mul oli niimoodi, et ma energeetikas juba töötasin, kooli ajal tegin erinevates firmades elektriprojekte, objekti juhtimist. See ei olnud kuidagi nagu liiga väljakutseid esitav . Ja siis ma olin magistri viimasel aastal, tuli üks hull professor, tuli Rootsist just promoma nende uut tuumaenergia kursust. Ja tema oli rootslane ise, aga Tartus õppinud füüsikat. Ja ta poolenisti rääkis ka eesti keelt. Siis me siin tudengitega organisime väikse reisi Stockholmi, vaatasime ülikooli, vaatasime tuumakütuste tehast Rootsis, seda tuumatööstust, see oli nagu super äge, kool oli äge ja sealt see edasi läkski, et vau. Kandideerisime, siis võeti vastu. Siis olid just see esimene Eesti tuumaenergeetika arutelude laine, just plaaniti teha Eesti, Läti, Leedu ühisprojekti ja siis läksime Eesti Energia juurde ja küsisime, et kas siis saaks stipendiumit, et ja siis nad lõid meile stipendiumi ja me läksime õppima Rootsi 8 aastaks tuumaenergiat ja sealt see kogu asi edasi läks ja tõesti see kool ja tase, see oli nagu nii äge, et mida rohkem ma olen tuumavaldkonnas olnud ja õppinud sellest, seda rohkem inspireeritud ja pühendunud ma sellesse teemasse olen. Ja kes see meie muidu on, kas see punt on kogu aeg samaks jäänud või see on ikka aastatega muutunud? Kui me läksime õppima esimesed 3 tudengit on siis mina, Merja Pukar ja Kaspar Kööp. Ja nemad kõik on siis ka Fermi Energia asutaja liikmed. Meil on 7 inimest on asutajad. Lisaks on siis veel Mait Müntel, kes on füüsik CERNis olnud, on Kalev Kallemets, tema on siis poliitilise taustaga, ka majandustaustaga, siis on Sandor Liive, kes siis omal ajal oli Eesti Energia juhatuse liige ja kes meile need stipendiumid kirjutas, nüüd me teeme koos temaga siis ettevõtet, et Eestis midagi olulist energeetikamaastikul ära teha, et aeg on edasi liikuda, põlevkivi on olnud meil see Eesti energeetika see alustala 100 aastat,
aga nüüd on ajad teised ja aeg on edasi liikuda nii-öelda puhastele energiatootmisliikidele. Et see Fermi idee tuli siis ka sealt, et nägite, et turul on nii-öelda tühi koht, et seda võiks siis täitma hakata? Absoluutselt, et siin 2018, kui me siin nii-öelda esimesi arutelusid pidasime ja 2019 siis Fermi loodi, et oli selge, et väike moodulreaktorid tulevad, sest Eesti suurt ei mahu lihtsalt, Eesti turg on nii väike, Eestisse ei saa suurt ehitada. Ja väiksed järjest nii-öelda turule tulemas ja oli ka selge, et nii-öelda see energiakriis on tulemas. Et oli näha, et kõik need vanad põlevkiviplokid Eestis, võtame siin ümberkaudsetes riikides kivisüsi, eks ju, Poolas, Soomes, Kesk-Euroopas, igal pool need kivisöejaamad jäävad vanaks, need pannakse järjest kinni, CO2 hind tõuseb, nad ei ole enam nii-öelda majanduslikult mõistlikud ja üldsegi, nendega me nii-öelda oma kliimaeesmärke ei täida, eks ju, et vastupidiselt, need reostavad väga hullult. Ja me nägime neid trende ja siiamaani nagu oleme kõike jälginud ja kogu aeg jälgime. Ja tegelikult muud võimalust ei ole, kui minna üle puhastele energiatootmisviisidele. Hüdroenergiat Eestis ei ole, mis meil jääb, eks ju, päike, tuul ja tuumaenergia. Päikest on suvel, väga tore, tuult on siis, kui teda on, aga tuumaenergia on selline stabiilne, mis on näha, kui me vaatame Soome näidet või Rootsi näidet, ta on selle nii-öelda energiasüsteemi alustala, et see on väga vajalik seal. Kas võib-olla saaks natuke laiendada seda Fermi ärimudelit või nagu majandusliku taustaga, et kui tuumajaam, mis Eestis rajatakse, et mis rolli hakkab siis Fermi tulevikus mängima seal? Et teil on kodulehes kirjas, et tuumajaama omanikeks on kõik energiatarbijad kogu Eestis. Et mida see ka täpselt tähendab? Tähendab, Fermi Energiast saab nii-öelda tuumajaama omanik ja operaator. Meil on siis nii-öelda osanikud, aktsionärid, alguses me olime OÜ, nüüd me oleme aktsiaselts. Meil on juba praegu Funderbeami kaudu üle 1200 Eesti väikeinvestori ja ka erainimese, kes on nii-öelda omanikud ja siis on natukene nii-öelda suuremad investorid, nii-öelda Eesti ettevõtjad ja inimesed, aga samas ka siis strateegilised investorid, näiteks Vattenfall Rootsist, kes on siis Rootsi tuumajaamade omanik ja riigiettevõte, kes on siis meie praegu hetkel kõige suurem nii-öelda osanik, kuskil seal 5 ja 10% vahel on nende osalus umbes, et jah. Aga äkki saaks veel natuke sellest ka rääkida, et te mainisite, et ümberringi on kõigil juba tuumajaamad olemas, aga miks Eesti võib-olla on just nagu maha jäänud selles mõttes, et mujal on nagu meil ümber kõik olemas, et üks põhjus on kindlasti see põlevkivisektor, mis on meil põhiliseks energiatootmisallikaks olnud, aga kas on veel midagi? Kunagi nõukogude ajal juba tegelikult isegi mingeid tuumajaamu siin planeeriti ka. Aga siis ma täpselt seda nii-öelda ajaloolist tausta ei tea, aga Leetu ehitati Ignalina tuumajaam, kus oli kaks suurt reaktorit. Lätis ei ole midagi, Eestis ei ole ka, Eestis on olnud põlevkivi, see on nagu siin ära nii-öelda toodud, kuni see tossutamine on olnud okei, siis see on olnud nagu hea variant. Soome ja Rootsi, nemad on pikalt tuumaenergiat kasutanud, Rootsis on tuumaenergia osakaal 50% ja teine 50% tuleb hüdroenergiast, kuna neil on palju mägesid, et Rootsi on üks Euroopa puhtaim nii-öelda energiatootja. Norra, kes on siis veel õnnelikum, kellel on suht 100% hüdrot, eks. Ja teised maad siis peavad nii-öelda mingisuguse miksiga hakkama saama. Võib-olla, mis on kõige suuremad müüdid just tuumaenergia kohta? Et mida peaks nagu üldiselt tegema, et nagu neid müüte välja juurutada või et ühiskond jõuaks täpselt samale lainele? Müüte on ja et kuidas neid välja juurutada, see on lihtsalt see teaduse ja haridustase, et mida me peame ju juba keskkoolist, põhikoolist nagu tegelikult andma. Et ma tean, et 9. klassi füüsikas on mingi väike jupp tuumaenergiast, 12. klassi füüsikas on väike jupp tuumaenergiast, aga tegelikult see on nii nende füüsikaõpetajate enda otsus ja äranägemine, kui palju nad seda üldse nagu
õpetavad või palju nad üldse sellest teavad või siis räägivad tihti ainult sellest nii-öelda tuumapommist, mis on nagu huvitav võib-olla ja räägivad Tšernobõli katastroofist. Aga tegelikult neid müüte on, eks ju, et kõige suurem müüt on see, et tuumaenergia on väga ohtlik ja tapab väga palju inimesi. Aga kui me võtame nüüd statistika, paneme kõik energiatootmise liigid kõrvale ja vaatame surmade arvu toodetud energiaühiku kohta, siis tuumaenergia erinevate analüüside põhjal on kõige ohutum energia tootmise viis üldse. Ehk siis nagu arvatakse, et see on suur, sest ta on niisugune nähtamatu vaenlane, kiirgust nagu traditsiooni keegi ei näe, ei tunne nagu. Ja sealt tulevad need hirmud. Teine näide, mis on nagu hea teada, Fukushima õnnetust kõik noored ka teavad siin 2011, eks ju, oli Tohoku maavärin Jaapanis, tekkis suur hiidlaine, mis siis Jaapani rannikult pühkis terved linnad, kuskil 15-20,000 inimest sai surma tänu selle hiidlainele. Tuumajaamades tekkis elektrikatkestus ja nii-öelda need kadusid kontrolli alt, neid ei suudetud hoida nii-öelda ohutusseisakus ja siis tekkisid vesinikuplahvatused, levis kiirgus. Aga selle levinud kiirguse tõttu ei saanud mitte ükski inimene surma. Ja kui me võrdleme nüüd 20,000 inimest sai selles nii-öelda metsik katastroof, kiirguse tõttu ei saanud ükski inimene surma. Küll aga mis juhtus oli see, et sealt nii-öelda piirkonnast evakueeriti palju inimesi ja seal elas hästi palju vanu inimesi, kes siis seal juhtus õnnetus ja evakuatsiooni käigus kiiresti ja niimoodi ja ma ei tea, kui palju seal maavärinas majad kannatada oli saanud, siis seal tegelikult said inimesed hukka. Ja mis on siis nii-öelda tegelikult ja siis hiljem veel on tekitanud nii-öelda selliseid nii-öelda tervise nii-öelda erinevaid nii-öelda sümptomeid, kehva tervist on just see stress, et inimesed on oma kodust nii-öelda ära viidud ja peavad nagu oma uue eluga alustama. Aga kogu see rannik, eks ju tegelikult kõik kodud seal hävisid, et nüüd vaikselt tegelikult saab sinna neid alasid järjest nagu vähendatakse, et see kiirgustase nii-öelda läheb järjest madalamaks ja siis inimesed saavad tegelikult sinna tagasi nii-öelda elama minna, aga see on nagu vaikne protsess. Aga kas see argument siiski võib-olla ei olegi see, et kui midagi peaks valesti minema, et siis see valesti mineku see nii-öelda hind, mida makstakse, et see on nagu tohutu, et kui läheb valesti, siis läheb ikka täiega valesti? Majanduslikku nii-öelda kahju võib tekkida küll, jah. Selles mõttes see on see kõige suurem, tegelikult kõige suurem nii-öelda risk nende õnnetuste puhul. Aga Fermi Energia, me vaatame nüüd nii-öelda väikemoodulreaktorit, nende ohutussüsteemid võrreldes nii-öelda eelnevate suurte reaktoritega, kus on vaja nii-öelda elektrit ja jahutust ja pumpasid, et nagu kogu seda asja kontrolli all hoida, siis nüüd on nii-öelda uued väikemoodulreaktorid võimaldavad nii-öelda täielikku passiivset jahutamist. Ehk siis, kui midagi juhtub, on sul täielik elektrikatkestus, väline elektrivõrk kaob, sul ei ole vaja inimese sekkumist, sul ei ole vaja mingeid aktiivseid süsteeme. Ehk siis, kui elekter kaob, siis seal on sellised nii-öelda ventiilid, mis siis elekter hoiab neid kinni, aga elekter kaob, siis nad lähevad lahti ja hakkab siis looduslik tsirkulatsioon ja jahutamine. Põhimõtteliselt inimene ei pea 7 päeva mitte midagi tegema. Võib lihtsalt rahulikult kohvi juua seal ja vaadata, mis me siis nüüd teeme? Mis on kõige õigemad nii-öelda tegevused? Ja kui 7 päeva nii-öelda saab otsa seal nii-öelda need jahutusvee basseinidest vesi vaikselt aurustub, siis 7 päeva pärast tuleks hakata täitma seda nii-öelda basseini. Seda saab teha nii kas siis tuletõrjeautodega või siis mingite muud moodi nii-öelda pumbates, kas siis merest või kuskilt mujalt veekogust. Et need uued reaktorid ongi palju lihtsamad ja veel palju ohutumad, kuigi need juba nagu praegused reaktorid, mis on tegelikult väga ohutud. Et Tšernobõl oli nagu halb näide selles mõttes, et see oligi nagu kehva tehnoloogia ja kogu see nõukogude süsteem oli, eks ju, kehva. Kuidas seda opereeriti, tehti seal nagu katseid ilma mingisuguste turvameetmeteta ja mängitigi eludega ja olid ka nagu tõsised nii-öelda disainivigad, aga sellised reaktorid nüüd enam ei tehta, et pigem ikkagi tuumaenergia on üks turvalisem energiatootmise viis.
no et nagu juba jutust välja tuli siis, et ajaga läheb nende tehnoloogiad aina paremaks, et mis on võib-olla niisugused rohkem või mõningaid paljulubavaid arenguid tuumaenergias, et kuidas te näete üldse, kuidas see tööstus edasi võiks kasvada ja kuhu poole areneda? Jaa, arenguid on, et ka algselt, kui Fermi-Energiaga alustasime, siis vaatasime võib-olla natukene innovatiivsemaid tehnoloogiaid, just 4. põlvkonna sulasoolareaktorid aga me saime väga kiiresti aru, et tegelikult need tehnoloogiad on ikkagi piisavalt kaugel, et nad on siin 10-20 aastat, eks ju, me räägime sellisest ajaskaalast. Ja need peab siis valmis ehitatama suurte tugevate tuumariigide poolt, kellel on erinevad laboreid ja nii-öelda seda teadusvõimekust. Aga me saime väga kiiresti aru, et Eesti saab teha ainult sellist reaktorit, mis on nagu tõestatud tehnoloogia, mis on meie lähiriikides olemas. Ja sellepärast me valisime välja sinna aasta algus veebruaris konverentsil ka nii-öelda kuulutasime välja, et G-Touchi BWRX 300 tehnoloogia, ehk see on GevaV-reaktor, mille me valisime, väike GevaV-reaktor, hästi lihtne, GevaV-reaktoreid on Soomes, Olkiluotos 2 tükki, on Forsmarkis, Rootsis, ehk siis meie naaberriikides juba, Soomes, Rootsis on väga palju seda kompetentsi. Et kui meil on vaja inimesi juurde, meil on vaja kellelt nõu küsida, siis me saame seda võtta. Et me läheme kindla peale välja, me ei hakka tegema mingisuguseid katsetusi, vaid läheme, no see uus reaktor nii-öelda on küll selles mõttes nagu, ta on väiksem kui need, mis on olemas olevad, aga ta on nagu selles mõttes tõestatud tehnoloogia. Kõik need kütusevardad, mis on sees, täpselt samasugused nagu juba praegu töös olevates reaktorites, mingid mehhanismid, nii-öelda kontrollvarraste mehhanismid, see kõik asjad on nagu juba tõestatud, aga see konfiguratsioon on uus. Et selles mõttes ta on nagu uus moodulreaktor, mida veel päriselt maailmas ei ole ehitatud, Kanadas nüüd nii-öelda esimest tehakse ja see on meie referentsprojekt, aga ta tegelikult on tõestatud tehnoloogia. Et selles mõttes see on nagu, lähme kindla peale välja. Aga kui nüüd rääkida, küsisid, mis on need uued nii-öelda uued suunad ja mainisin, üks oli siis sulasoola tehnoloogia, siis on seal sulametalle, erinevad reaktorid. Põhimõtteliselt, kui meil praegustest nii-öelda kergveereaktoritest, meil paneme kütuse sisse ja võtame kütuse välja ja seal on endiselt kuskil 90% energiast sees. Ja siis tegelikult, ja seal, mis seal sees veel on need palju radioaktiivseid jäätmeid, millel on suur kõrge radioaktiivsus ja siis nende eluiga on hästi pikk, et nii-öelda see radioaktiivsus häviks või nii-öelda poolestuse aeg on pikk, et kui me nüüd põhimõtteliselt selle kütuse või kasutatud kütuse, mis on hetkel jääde nii-öelda praegustest reaktoritest, selle me saaks tegelikult kasutada nendes uutes reaktoris, näiteks sulasola reaktoris, paneme selle sinna sisse ja siis sealt me saame võtta veel väga palju energiat välja, lisaks nii-öelda see kogus, nende nii-öelda kõrgradioaktiivsete ainete nii-öelda kogus väheneks ja see eluiga sealt 10 või 100 000 aastalt tuleks kuskil 300 kuni 1000 aasta peale. Et see on nagu metsik nii-öelda efektiivsus ja nii-öelda selle nii-öelda jäätme nii-öelda vähendamine. Et ma ise usun, et kuna neid arendusi on nii palju erinevaid, et küll need üks hetk tulevad, aga need on vaja just nendes tugevates suurtes tuumariikides välja töötada ja ära katsetada ja siis saab nii-öelda ka võib-olla järgmine põlvkond nii-öelda Eestisse tulevaid reaktoreid, siis võiks olla võib-olla 4. generatsiooni omad kunagi kaugemas tulevikus. Ehk siis see kasutatud kütus, mis meil nüüd nii-öelda esimestest reaktoritest tuleks, seda me saaks tegelikult kasutada nii-öelda kütusena uutes reaktorites ja siis võtta sealt palju energiat veel välja, et arenguid selles mõttes potentsiaali on palju. Lisaks on siis veel nii-öelda tooriumi, et kui me praegused reaktorid on uraani baasil, siis on ka tooriumi, mida on isegi veel rohkem kui uraani, aga neid reaktorid lihtsalt pole arendatud nii-öelda ja ei ole väga kommertskasutuses, et võimalusi on tegelikult veel palju, seda arendust nii-öelda ruumi on, et ei ole nagu kõik välja arendatud, mis vähegi arendada on, et ruumi arenemiseks on, et see on jah, mulle nii-öelda tekkis enda peas selline, et ongi, kuna me oleme üpris väike riik, võib-olla meil tõesti ei ole kõiki võimalusi, et luua või hakata katsetama uusi reaktoreid, et põhimõtteliselt nagu copy-paste, et teiste reaktorite pealt. Absoluutselt, ja see ongi see meie mudel, et kuna meie tahame teha sellise reaktori, mis on kuskil juba valmis ehitatud, ehk siis Kanada, tugev tuumariik, meil on palju reaktoreid, OPG, kes on
Ontario Power Generation on nii-öelda selle nii-öelda riigiettevõtte või selle valla ettevõtte, on väga suur võimekas ettevõte, nemad teevad esimese, nad litsenseerivad selle ära, Kanada regulaator annab heakskiidu, siis meie võtame sama asja, toome Euroopasse, noh, väikseid muudatusi pead ikka tegema, Euroopa standardid, mingid asjad on teised, ja saame selle heaks kiita nii-öelda, et see on tugeva regulaatori poolt heaks kiidetud disain, tehtud Kanadas, teeme copy-paste ja niimoodi on näiteks Araabia Emiraadid teinud, et nemad on nagu hea näide, kus nagu 2009, kui nad vist oma tuumaprogrammiga alustasid, nüüdseks neil on 3. reaktor läks käima, suured reaktorid. Mis nad tegid? Lõuna-Korea reaktori tehnoloogia, mis on baseerub USA reaktori tehnoloogial, nad võtsid Korea nii-öelda regulatiivse raamistiku ja võtsid täpselt copy-paste need jaamad. Ja korealased tegid need Emiraatidesse ajagraafikus, kõik ilusti. 4 tükki järjest, nüüd on 3. vist läks käima ja 4. siin, ma arvan, mingi aasta-2 jooksul läheb ka käima. Et see ongi see, nagu sa pead tegema copy-paste, ära tee midagi uut. Et kui sul on juba mingi asi tõestatud, siis tee seda sama nagu. Ja sest mida rohkem sa teed samasuguseid asju, seda paremini sa oskad neid teha, eks ju. Et seda lihtsamaks läheb. See on nagu seeria tootmine. Ja noh, see ongi see ka nii-öelda väike moodulreaktorite nii-öelda põhimõte, et sa nagu teed palju ja väikseid, siis on neid nii-öelda lihtsam kopeerida ja on ka lihtsam ehitada. See ehitusperiood on palju väiksem. Aga mis on võib-olla need kõige suuremad väljakutsed just selle nii-öelda mudeliga, selle copy-paste mudeliga ja siis just Eesti kontekstis siis ka näiteks? Ja no Eestis on see, et Eestis ei ole tuumaenergiat olnud, ehk siis meil puudub regulatiivne raamistik. Seda nüüd vaikselt ette valmistatakse. See on samas nii-öelda, see on nagu võimalus, aga see on ka nii-öelda väike negatiivne pool, et see on vaja kõik luua. Et see on võib-olla üks väljakutse, et need inimesed nii-öelda koolitada. See on kindlasti üks, sest inimeste koolitus ongi nagu kõige pikem selline nii-öelda tuumas öeldakse long lead item, nagu mille nii-öelda ettevalmistusperiood on nagu pikk, et kui meil reaktori surveanumat tehakse mitu aastat, siis inimesi nii-öelda tehakse veel pikemat aega. 20 aastat. Just, aga sellepärast ka meie kui Fermi Energia, meie anname välja stipendiumi, nii-öelda saadame Eesti noori õppima välismaale magistriõppesse tuumaenergeetikat, samamoodi kui meie õppisime Eesti Energia stipendiumiga 2 aastat kogu magistriõppe vältel maksame 1000 eurot kuus. Ja praegu nii-öelda 4 tudengit on välismaal õppimas, praegu Eesti tudengit. Üks on Šveitsis, teine on Hispaania, Prantsuse ühisprogrammis ja 2 tükki läksid eelmine sügis Rootsi KTH-sse. Et esimesed nüüd lõpetavad siin suvel, teised siis 1,5 aasta pärast. Ja niimoodi me plaanime teha iga aasta 2 stipendiumi. Et noored, kes te vaatate, et tehke oma magistrikraadid ära, tähendab bakakraadid ära ja siis minge tuumaenergiat õppima. Et noh, kui mina õppisin Rootsis, mul oli energeetika taust. Minu osadel kursavendadel oli mehaanika taust, teistel keemia taust. Et minna tuumaenergeetikat õppima, see on nagu, tegelikult seal sees on nagu hästi siuke nii-öelda lai ampluaa inimesi, keda on vaja. Et tegelikult ei ole vahet, mis su see baka taust on, vaid sul peab lihtsalt see nagu teema huvitama, et sa õpid nagu peale nagu teise teema. Et kõigil põhimõtteliselt inseneeria taustaga noortel on võimalik minna õppima magistrisse tuumaenergiat. Et kutsun üles. Absoluutselt. See on väga äge, kõige ägedam kogemus üldse. Ja mis ma enda nagu kogemusest, et noh, võib-olla teate tudengid, eks ju, kes teevad tööd kooli kõrvalt, noh, palju sa siis jõuad õppida tegelikult, aga kui sa saad stipendiumi, sa ei pea tööl käima. Sa saad keskenduda õppimisele sellele, mis tegelikult nagu on huvitav ka. Ma ütlen ausalt, ma õppisin 2 aastaga Rootsis rohkem kui 5 aastaga TTÜs. Sellepärast, et TTÜs ma tegin pesti, nagu teie ja siis ma käisin koolis ja kõikide muude asjadega, siis noh, ja käisin tööl ka, eks ju. Et tegelikult, kui sa saad nagu sul mingi asi nagu, mis tegelikult nagu kõnetab ja sa saad nagu selle aja panustada, siis see on nagu kõige ägedam üldse.
aga kuidas võib-olla tagada seda, et see ajurännak nii-öelda ei tekiks, et need inimesed, keda me nii-öelda välismaale magistrisse saadame, et nad päriselt tagasi ka tuleksid? No meie kui Fermi Energia, kui me teeme nii-öelda lepingut, siis me teeme, et nad pärast peavad tulema meile tööle. Või siis maksavad selle tagasi. Noh, see on üks variant. Aga noh, tegelikult on väga okei, kui need tudengid lähevad mingiks ajaks ära. Tegelikult inimesed tahavad Eestis tagasi tulla. Me näeme, noh, peale meid 3 esimest, kes läksid, on läinud veel päris mitmeid eestlasi KTH-sse ja mujale õppima, et tegelikult me näeme väga palju tuttavaid nii-öelda TalTechist enne või üldse nagu Eestist, kes on läinud ära, nad on 5 aastat, 10 aastat ära. Mina olin Eestis 14 aastat ära. Ja ma olen nüüd üle aasta aja tagasi ja mul on väga hea meel, et ma olen tagasi kodumaal. Et tegelikult küll need inimesed tahavad tagasi tulla, sest Eesti on nagu väga hea koht elamiseks, et selles ma üldse ei kahtle, et las lähevad, koguvad, toovad seda kogemust ja siis tulevad tagasi, teevad Eesti asja ja Eesti riigi heaks, et see on Ja, mul on hea meel kuulda ka, et nagu Fermi siis pakub peale harimist nii-öelda võimalust edasi ka töötada, et ei ole seda hirmu, et okei, läksin, õppisin nüüd niisuguse keerulise asja selgeks ja nüüd ma ei tea, mida edasi teha, et otseselt Eestis võib-olla see valdkond ei ole nii suur veel ja ei ole nii levinud. Jaa, see valdkond ei ole suur, aga selles mõttes tegelikult on ikkagi tegemist, eks ju, inseneeria valdkonnaga. Ja noh, nii mul kui ka nii-öelda teistel nii-öelda tuumaenergeetika kolleegidel väga palju tegelikult tuttavaid, kes siis tegelikult ei ole lõpetanud tuumaenergia erialal, et sa saad nagu väga tugeva siukse füüsika ja nii-öelda inseneeria tausta ja see, kes seal töötab mingisuguses raketitööstuses, kes autotööstuses, kes mingi lennuki teemadel, et noh, kui see kompetents, inseneeria kompetents on tugev, siis sa võid tegelikult ükstapuha kuhu minna, et see ei ole nagu siuke nagu piirav faktor, et tegelikult me näeme, et need tudengid lähevad igale poole erinevatesse valdkondadesse, et alati on see, et sa oled midagi õppinud, siis tegelikult sa leiad nagu mingisuguse teise nagu asja, et alati ei pruugi olla see, mida sa oled õppinud, nagu just see kõige, mida sa tahad siis nagu pikas perspektiivis teha ja eriala vahetamine on väga okei ja ma arvan, igasuguse välismaal õppimise ja töötamise kogemuse pealt see Eesti inimene on nagu väga väärtuslik spetsialist, et just need kogemused nagu välismaal elada, õppida, et need on need, mis tasuks koju tuua, et jah. Ja meil oli siin juttu nagu inimressursist ka, et on vaja nii-öelda selliseid spetsialiste, kes töötaks just tuumaenergeetika vallas. Et kuna tuumaenergeetikat nähakse siis ühe variandina nii-öelda üle võtta siis teisi energiatootmise võimalusi, et nagu näiteks Eestis on veel põlevkivi levinud, et üks hetk, kui peaks põlevkivi jääma nii-öelda sellisesse vähemusse ja tuumaenergeetika tõusma siis enamusse, et mida teha nende inimestega näiteks, kes tulevad põlevkivi sektorist, et otseselt töökohta neile asemele ei looda, sellepärast, et neil võib-olla ei ole neid teadmisi, et kas võib-olla oskaksid öelda, kuidas seda saaks parandada või mis võiks olla selle lahendus? No, kui me vaatame näiteks tuumajaama, siis tegelikult tuumajaamas on väga vähe üldse magistrikraadiga nii-öelda töötajaid, kes siis on operaator, ei ole kindlasti kunagi magistrikraadiga. Et need on tegelikult, see on kutsehariduse taust, et seal on palju, lisaks operaatoritele on seal nii-öelda mehaanikud, elektrikud, automaatikud ja protsessiinsenerid, kes teavad pumpadest, survetest, torudest ja need ju meil on põlevkivitööstus, keemiatööstus Ida-Eestis on tegelikult väga tugev. Et sealt me näeme kindlasti nagu väga suurt potentsiaali just nagu nooremaealisem seltskond, kes töötab praegu selles meie põlevkivi ja keemiatööstuses, et sealt just leida tuleviku tööjõudu ja me planeerime just selliseid nii-öelda ümberõppe nii-öelda programme nii-öelda, et kes on juba tööelus olnud, et siis nii-öelda neid siis nii-öelda väiksemahulise koolitusega nii-öelda tuumastada nii-öelda. Et tegelikult 80% nii-öelda tuumavaldkonnas töötavatest inimesest ei ole üldse nagu tuumaenergiat õppinud või ei ole seal töötanud selles nagu valdkonnas. Need on tegelikult on just mehaanikud, elektrikud, automaatikud, keemikud, väga erinevate erialade inimesed, keda seal on vaja. Käisime Olkiluoto tuumajaamas, seal meile tegi nii-öelda tuuri üks vanem proua, tema tutvustas, et mina olen Olkiluoto esimene naisoperaator. Et mina olin meditsiiniõde, medõde ja tahtsin teha karjääris muutust.
ja läks siis nii-öelda tuumajaama operaatoriks õppima. Et tegelikult tuumajaama operaatoriks õppimine, sul ei ole, tegelikult seda koolist ei õpetata. Et sa lihtsalt, sul ongi mingisugune haridustase ja sa lähed tegelikult sinna programmi, sul on mingi 2 aastat, seal on spets-simulaatorid, koolitused, need on kõik välja töötatud nii-öelda eraldi koolitusprogrammid, sa tuled nagu tööle ja siis hakkad nii-öelda õppima. Et operaatorite koolitused lähevad niimoodi. Lisaks siis need seal on neid nii-öelda mehaanikuid ja nii-öelda sellist nii-öelda toetavat personali, kes seal nii-öelda hooldusmeeskond, nemad ka siis tegelikult võivad tulla teiselt erialalt ja siis nii-öelda teatavate lisakoolitustega, loomulikult ohutuskultuur on hästi oluline ja niisugune ülevaated tuumajaamast ja kogu sellest nii-öelda töö põhimõtetest, et nad saaksid aru, mis nad on, kus nad teevad, mida nad teevad. Aga need on niisugused, kas siis nädalased, paarikuused koolitused, lisatäiendkoolitused, mida siis nii-öelda kogenud inimestele pakkuda. Võib-olla siia lõpetuseks, et kas teil on veel mingid nõuandeid noortele, kes siis kas on tuumaenergiast huvitatud või tahavad just ka magistrisse minna välismaale või et mida te soovitaksite teha või millele keskenduda? Vaadake kindlasti Fermi Energia lehte, seal on Fermi Energia stipendium, et kui te tahate magistrisse minna, siis kindlasti aegselt, et juba nii-öelda 3. aasta algusel tasub nii-öelda baka-aasta algusel siis nii-öelda tasub vaadata, sest et tegelikult kandideerimised on juba jõulude aeg nii-öelda sügisesse magistrisse, et neid asju tasub vaadata aegselt. Lisaks siis on meil nii-öelda Ida-Virumaalt, tähendab üldse Virumaalt tulnud Virumaal gümnaasiumis või keskkoolis käinud noortele koostöös Teaduste Akadeemiaga loodud Anto Raukase nimeline energeetikastipendium, mis siis toetab energeetika ja füüsika õpinguid, et kes on sealt piirkonnast tulnud, läinud energeetikat, füüsikat õppima, need saavad siis kandideerida. Nii-öelda see on siis baka esimesele aastale. Lisaks on veel Fermi Energial suvekool, mis on küll rohkem fokusseeritud nii-öelda gümnasistidele, aga 1.-2. aasta tudengid absoluutselt on teretulnud. Vaadake Fermi // suvekool. Ja see on hästi lahe, suvel lahe koht, seal on loenguid, muud funny aktiviteete. Hea näide, TalTechis õppinud Liise Poom, kes oli just 1. aastal, kui ta oli baka 1. aastal, tuli sinna Fermi suvekooli. Ja siis 3 aastat hiljem ta otsustas minna Rootsi tuumaenergiat õppima. Ehk siis see on nagu pikk protsess, et sa tuled suvekoolis, mingi äge teema, siis mõtled, vaatad, ja siis nüüd ta läks sügisel, siis sai Fermi Energia stipendiumi ja nüüd ta õpib Rootsis tuumaenergeetikat. Et kindlasti, isegi kui see ei ole tuumaenergeetikas noortele, minge välismaale, minge siis Erasmuse või mingite muude Kristjan Jaagu stipendiumitega, et minge välismaale, tooge sealt seda parimat kogemust Eesti, et see on hindamatu kogemus ja Eesti tööandjad hindavad seda väga. No vot, eks siis keeled suhu ja Euroopasse, aga see oli siis meie tänane osa. Suur aitäh, Henri, et meiega natuke juttu said rääkida ja järgmise korrani siis. Kohtumiseni. Tšau. Nägemist.